Tere taas! Mina olen Heli Künnapas ja sa oled taas harjumuste muutmise väljakutsel. Meil on käsil nüüd 4. päev ja 3 päeva tehtud ja täna on siis viimane kohtumine. Ütlen kohe ära, et ma lõin juba Facebooki grupis Lugedes rikkaks uue ürituse, mille nimeks on minu uus harjumus. Nii et kui me siin täna lõpetame, siis sa võid kohe selle üritusega liituda ja lähme sealt edasi. Sest ilmselt oled sa juba aru saanud, et harjumustega tegelemine ei ole selline asi, et korraks midagi ruttu teed, nagu see 4 päeva väljakutset, et 4 päevaga teeme kõik korda ja lähme edasi ja kõik on väga hästi. See võtab kauem aega, rohkem tööd ja nii ongi. Nii et see uus üritus aitab meil sellele kaasa. Aga jah, lõpupoole räägin sellest rohkem. Tänane teema on, kas on vaja oma elu nii keeruliseks elada? Nii, ilmselt kõigile praeguseks juba tuttav tunne, mis on sisemuses vaikselt kerkima hakanud. Kui me räägime harjumustest, siis harjumus on mingi selline käitumine, mida on korratud piisavalt, nii et see muutub automaatseks ja sa ei pea selle peale enam mõtlema. Suurem osa meie asjadest meie elus ongi automaatsed, toimuvad, me teeme neid, me ei mõtle selle peale ja nagu mõnigi teist on märganud, siis paljud neist on negatiivsed harjumused. Need on halvad harjumused, mis tegelikult ei vii meid lähemale meie positiivsetele eesmärkidele, kui me oleme need seadnud. Või veel hullem, kui me polegi mingid eesmärke seadnud ja lihtsalt kuidagi triivime sinna poole, kuhu need harjumused meid viivad. Nüüd, kui hakata neid harjumusi muutma, siis on mitu asja, mis hakkab kohe toimuma. Esiteks su enda sees hakkavad mitmed hääled ütlema, et kuule, tegelikult on ju niiviisi ka päris hästi, et kas meil on ikka vaja mingisugust uut pingutust, kas meil on vaja muuta seda, mis juba toimib. Et no tegelikult ju toimib päris hästi, et okei, ma pole päris rahul endaga ja pole päris seal, kus ma tahaks olla, aga enam-vähem ju asjad toimivad. Teiseks tulevad inimesed sinu ümber. Mis asja sa hakkad siin nüüd tegema mingisugust uut asja, mis sul viga on, et usud ka igasuguseid asju ja mõtled igasugu asju välja, et me oleme alati asju nii teinud, et me teeme alati nii. Need teiste inimeste hääled on enamasti siis need, kes kardavad hoopis muudatusi enda elus. Kes kardavad tunnistada, et neil on vaja muudatusi enda elus. Minu väga kindel soovitus, ära kuula neid. Kui sina räägid, et sa tahaks enda elus midagi muuta, kui sa räägid, et sul on eesmärgid, mida sa tahaksid saavutada ja mis ei ole need ja see nagu seis, milles sa praegu oled, et sa tahaks kuhugi mujale jõuda, siis sa ei tohi kuulata hääli enda ümber. Need ei ole mõistuse hääled. Et kui öeldakse, ma olen su mõistuse hääl, ma toon sind maa peale. Mitte keegi teine ei saa sind tuua maa peale, kui sina tead, et sa tegelikult tahaksid olla teises kohas kui see, kus sa praegu enda eluga oled. Need hääled sinu enda sees. Jah, kindlasti on mugavam jääda sellesse kohta, kus sa hetkel oled. Sa oled sellega harjunud, sa oled selleks aastaid või aastakümneid treeninud, sest iga kord, kui sa oled asja ühtemoodi teinud, siis sa oled treeninud ennast tegema seda asja niiviisi ühtemoodi. Ja nüüd, kui sa midagi muuta tahad, siis tundubki, et on keeruline, et on ebamugav, et sa pead millestki loobuma, et su elu on kuidagi piiratud. Aga räägime vabadusest. Et kui praegu hakkad midagi enda elus muutma, uut harjumust sisse viima või vanast lahti laskma, siis tundub, et sa kaotad vabaduse. Tekib trots, et miks mul on vaja ennast piirata, ma tahan vabalt elada. Aga mõtle nüüd. Mina enda näitelt võin tuua, et sama kehakaal näiteks. Loomulikult on vabadus süüa kõike, mida ma tahan. Aga kas see annab tegelikult mu kehale ja tervisele vabaduse hästi hakkama saada? Kas see vabadus on see, et kui ma olen ülekaaluline ja mul on tegelikult endal raske elada ja tervis on halb sellest? Või vabadus on see, et ma valin, mida ma söön, kuidas ma oma kehaga käitun ja siis tegelikult saan vastu siis selle, et mu kehakaal on parem ja mu keha üldine seisund on parem. Või finantsteemad, raha. Kui sul on raha teemal nii-öelda piiravad harjumused, ehk et sa piirad, et sa mõtled, sa tegeled selle teemaga, tegeled raha teemaga järjepidevalt, siis kas see piirab sinu rahalist hakkamasaamist? Või vastupidi, need harjumused ja harjumuste järgimine, heade harjumuste järgimine annab sulle hoopis rohkem vabadust
saada rohkem raha ja kasutada seda raha rohkem ja paremini. On ju ammugi räägitud näitest, et näiteks lotomiljonärid või lotovõitjad on ju, suurem osa neist ei jää rikkaks, sellepärast et neil ei ole häid harjumusi, mis oleks vajalikud selle suure rahasummaga, ootamatult saabunud rahasummaga hakkama saamiseks vaja. Ja kuna neil pole harjumusi, siis nad kasutavad seda raha niiviisi, nagu nad oskavad oma endiste harjumustega, aga kuna see inimene ei saanud oma harjumuste tõttu rikkaks, ei saanud seda summat, vaid sai lotovõiduga, siis järelikult tema harjumused ei viinud teda selle summani ja kui ta jätkab samade harjumustega, millega varem, siis ta jõuabki selle sama tulemuseni ehk nullini või siis veel miinustesse. Nii et harjumused on see, millest hakkab asi pihta. Või võtame õppimisharjumuse. Et kas vabam on see, kes nagu valib, millal õpib, millal teeb oma asju, ehk siis tihtilugu tuleb nagu järgi joosta teistele, sest jälle näed, ma valisin õppimise asemel mingi muu asja ja nüüd ma pean nagu tagantjärgi kiiresti õppima selle, mida teised tegelikult õppisid siis varem. Või siis on vaba see, kellel ongi harjumus õppida järjepidevalt, teadlikult. Seesama, et ma loen raamatut iga päev, et ma õpin midagi uut iga päev. Et ma kuulan praegu on väga lihtne, kuulan podcast'e, mis mind huvitavad mingi teema kohta iga päev, loen artikleid. Praegu on nagu infot nii palju kätte saada, et põhimõtteliselt on lihtsalt keeruline teha otsust, et mida jälgida, mida õppida. Koolis õppimine on üks asi, aga see, et kuidas ma räägin igapäevasest tavalisest õppimisest, mida sina endale teha saad. Ja loomulikult nagu me võime võtta selle vabaduse, nii-öelda vabaduse, neid asju mitte teha või teha siis, kui me tahame, aga tegelikult hulga suurema vabaduse su elus annab see, kui sa suudad kontrollida oma tervisega seotud harjumusi, rahaga seotud harjumusi, tööga, õppimisega, et kõik need valdkonnad, mis me oleme rääkinud ja mis sa veel ise ka juurde enda elus nagu leiad. See, kui sul on teatud põhilistes teemades head harjumused, annab sulle hulga rohkem vabadust teha veel täiendavaid asju. See annab sulle su ajule mõtlemise vabaduse, et kui sul on teatud asjad, mis toimivad regulaarselt ja sa tead, kuidas need käivad, ehk sul on harjumused selle jaoks, siis sa ei pea mõtlema nende asjade peale, nende asjade peale sa ei pea enam mõtlema, nii et see jätab sulle nagu nii-öelda vaba mõtteruumi, pluss näiteks loovuse ruumi. Et kui ma peaksin mõtlema kogu aeg, et mida ma tegema pean, et me rääkisime sellest to-do listist, et kui ma peaks iga päev mõtlema, et mis on mu selles tegemiste nimekirjas, siis mu aju olekski kogu aeg sellega seotud ja tegeleks sellega, et nii, see on veel teha, see on tegemata, selle jaoks on seda vaja. Nii, et kogu aeg nagu peaks neid samu asju läbi käima. Kui mul on nimekiri, siis ma tean, et ainus asi, mis mul peab meeles olema, on see, et võtta see nimekiri uuesti kätte, vaadata üle, tõmmata vajalikud asjad maha, kui vaja midagi lisada, aga mul on kõik ühes kohas olemas. Ja mul peab meeles olema ainult see, et ma võtan selle nimekirja ja vaatan seda. Nimekirja tegemine, näiteks igapäevane to-do listi tegemine on üks asi, mis aitab tohutult su aju vabastada nendest asjadest, mille peale sa tegelikult ei peaks mõtlema ega oma mõtlemist raiskama. Istudki õhtul maha, see võtab 5 või 10 minutit, et kirjutada põhilised asjad ülesse ja päeva jooksul siis kontrollida. Ja esiteks on see, et sa ei pea mõtlema selle peale üle päev, aga see vähendab ka seda, et sa unustad asju ära ja peaks nagu kuidagi tegelema tagajärjedega või kriisidega, mis tuleb sellepärast, et sa unustad midagi ära. Nii et mina soovitan to-do listi kindlasti täita ja teha ja kui see tundub keerulise harjumusena, siis ütlen veel kord, et see, et sa asju ära unustad või midagi tegemata jääb või et su aju kogu aeg peab ketrama neid asju, mis teha tuleb, on hulga keerulisem kui see, et sa teed selle nimekirja. Nii, harjumuste puhul tähtis on veel preemiasüsteem. Me rääkisime, et miks halvad harjumused tulevad meie ellu hulga lihtsamalt ja tahavad sinna ka jääda hulga lihtsamalt. Sest halbade harjumuste puhul saame me selle eduelamuse, selle preemia kohe. Kui ma söön seda šokolaadikooki, nii kõik nüüd vesistavad on ja tunnevad seda maitset, ma saan koheselt teada, et see annab mulle kohe selle mõnutunde ja et see on hea. Kui ma söön seda šokolaadikooki liiga palju, siis tegelikult tuleb suht kiiresti ka see halb maitse, halb tunne ja mul on paha sellest olla. Aga ma nagu ignoreerin seda, sest et ma sain ju ka selle hea elamuse. Samas võib aeg-ajalt tervisliku toiduga olla see, et see ei ole nagu kohe
nii hea. Loomulikult on väga palju head tervislikku toitu. Ma olen ise nagu viimasel ajal ka väga palju katsetanud, juurde leidnud asju, nii et ma ei taha seda öelda, aga lihtsalt need tervislikud toiduvalikud ei pruugi koheselt olla sulle nii nauditavad, kui on see šokolaadikook. Või siis ongi see, et sa peadki leidma need tervislikud valikud, mis oleksid sama nauditavad. Aga seda on hulga keerulisem teha, sest lihtsam on minna ja võtta see šokolaadikook, on ju, ja asi lahendatud. Nii et see tasustamine on üks asi, mille puhul sa pead kindlasti enda jaoks süsteemi välja töötama. Mina ei saa öelda, et näed, sa hakkad seda harjumust tegema ja et siis pane endale see või teine auhind ja see nagu töötab. Aga sinu enda jaoks kindlasti tuleb sul välja mõelda, et kui sa teed ühte asja näiteks 5 korda või nädal aega, et mis on auhind, mis sa endale nagu selle eest lubad. Mina siis, ma rääkisin juba eelmistel kordadel, et ma kirjutasin siin veebruaris lõpuni oma noorte romaani Mälestusteta suvi ja tegelikult märtsis lõpetasin ja mina seadsingi endale ka auhinnaks, et kui ma lõpetan selle käsikirja, siis ma saan minna rullmassaaži, lugeda 3 noorteraamatut ja mingi üks asi oli veel. Näohooldused saan minna. Nii, ja oligi, ma teadsin, et ma ei lähe kirjutamise ajast sinna, aga kui ma selle ära teen, nii, siis ma saan seda. Ja ma lubasin endale need asjad ja ma tundsin tõesti, et ma sidusin need asjad enda jaoks omavahel ja ma tundsin, et see tõesti oli nagu tasu selle eest, et ma tegin selle töö ära. Ma soovitan nüüd, et nagu ma ütlesin, harjumuste teema on pikk, siis siin on küll peegelpildis, aga aatomharjumused on selline raamat, mida ma väga soovitan lugeda. See on väga mõnusalt kirjutatud ja selliselt loogiliselt ja selliselt kõigile mõistetavalt. James Clear on selle autor ja aatomharjumused on pealkiri. Nii et kui sul on võimalik, siis leia see raamat ja ma soovitan lugeda. Siis ma tahtsin lugeda täna ette korra ühe koha, mis on siis selle James Cleari soovitused, et kuidas teha head harjumused, kuidas luua neid häid harjumusi. On siis 4 punkti. Tee see asi endale nähtavaks, tee see atraktiivseks, tee lihtsaks ja rahuldust pakkuvaks. Nähtavaks on siis see, et sul on käepärast need asjad, mis teevad lihtsaks selle asja tegemise. Näiteks sama vee joomine on ju, et sul on see veepudel või karafin, nagu siin oli, on sul seal kuskil nähtaval kohal, nii et sul on meeles seda teha. Atraktiivseks, see tähendab seda, et inimesed sinu ümber näiteks ka hindavad seda, et see on jah tunnustatud näiteks neis ringkondades, kellega sa suhtled, et vee joomisega jätkates, et ütleme nii, et su pereliikmed võiksid ka seda hinnata. Siis lihtsaks on jah samamoodi, et see on lihtne on siis, kui sul on ka see pudel seal nähtaval, aga sa pead, kui sul on mingi tohutu süsteem, et pudelist vesi kätte saada, siis see ei ole lihtne. Aga see, et kui sul on lihtne see vesi sealt võtta ja seda kasutada nii, kui sa sealt mööda lähed näiteks, et siis see on lihtne. Ja rahuldust pakkuvaks ongi siis, et sa mõtled välja, kuidas sa premeerid ennast ja mis see autasu siis on selle asja eest. Ja halbade harjumuste murdmine käib siis täpselt vastupidi, et tee see asi nähtamatuks, tee see mitteatraktiivseks, tee see keeruliseks ja tee see rahuldust mitte pakkuvaks. Ehk et põhimõtteliselt samad punktid, aga lihtsalt täiesti vastupidiselt. Nii, ja sellega ongi põhimõtteliselt meie praegune see väljakutse läbi. Ma loodan, et ma sain sulle pakkuda mõned mõtted selle kohta, et kuidas harjumusi muuta. Ja nüüd, nagu ma algul ütlesin, on loodud uus üritus ehk minu uus harjumus. Selle grupi või selle ürituse mõte siis on see, et kõik, kes te tahate nüüd järgmiste nädalate jooksul hakata mõnda harjumust sisse viima, siis toetame seal grupis teineteist. Igaüks saab öelda, mis on see harjumus, mida ta püüab nendel nädalatel sisse viia ja kuidas ja mis ta teha planeerib. Ja kord päevas või siis soovi korral ka mitu korda päevas anname siis seal aru ja ütleme teistele, et näe, ma tegin seda või siis õhtu lõpuks ta tunnistab, et ei, ma ei teinud täna seda. Ja siis hakkab see kirjaniku roll on ja tuleb välja mõelda, miks ma ei teinud. Aga põhiline oleks see jah, et me innustaks teineteist. Kui sa näed, et teised teevad, siis on hulga lihtsam ka ise ära teha, et näed, teised said hakkama, mina saan ka hakkama. Ja see kogukondlik koos tegutsemine, kui see on hea eesmärgi nimel, et sa saad enda elu paremaks teha, siis ütle üks põhjus, miks sa ei peaks seda tegema.
Et olgem ausad, kui seal grupis on see, et sa ei tee midagi kaasa, siis ei juhtu ka ju midagi. Aga samas ma loodan, et kõik, kes sinna tulevad, mingeid muudatusi enda elus ikkagi plaanivad teha. Nii et tänane kodune ülesanne ongi, et tule ja liitu selle uue üritusega ehk grupiga, kus me siis hakkame homsest alates, 1. aprillist alates jälgima seda, et millise uue harjumuse sina enda ellu sisse viid. Nii et aitäh, et sa olid need 4 päeva minuga. Kui need videod sind kõnetavad, siis YouTube'is on need kõik praegu avalikult olemas, nii et sa võid enda sõpradega ühte või kõiki neid jagada ja kohtumiseni järgmisel üritusel juba.